Politsei kasutab sageli turvakaamerate salvestisi, et kurjategijaid tabada ja mõistatusi lahendada. Seda saab kasutada uute kahtlusaluste tuvastamiseks või juba kuriteos kahtlustatava süü tõendamiseks. Paljudel juhtudel on just need olulised tõendid need, mis muudavad kohtuasja edukaks. Number 10. 2021 aastal aitasid lunaraha nõudmise pilt ja turvakaamera salvestised politseil Sydneys lunaraha saamiseks toime pandud inimröövi toimepanijat tabada. Lihtne pidžaamakomplekt oli vihje, mis aitas tabada kurjategijad, kes vastutasid Michael Haddadi röövimise eest. Kannatust algasid vahetult pärast keskpäeva, 24. oktoobril aastal 2020. Sellel hommikul sõitis tundmatu valge kaubik maa-alusesse parklasse Ryde'i korterelamus, kus Michael elas. See ootas seal, kuni Michael sisenes garaaži vahetult pärast keskpäeva. 3 maskides meest haarasid siis Michaeli kinni ja sundisid ta jõuga kaubikusse. Kaubikut nähti hiljem turvakaamerast territooriumilt lahkumas, jättes maha mitte ühtegi märki, et midagi oleks valesti. Alles üle 7 tunni hiljem võtsid röövlid esimest korda ühendust Michaeli perega. Kurjategijad kasutasid krüpteeritud šifri telefoni sõnumite saatmiseks, nõudes $5 miljoni suurust lunaraha. Kell 8 õhtul röövlid saatsid fototõendi, et neil on Michael. Ta oli pildil istudes palja toa põrandal, silmad kinni teibitud ning käed ja jalad seotud. Järgmisel hommikul saadeti veel üks foto, mis tõendas, et ta on elus. Sellel fotol kandis ta nüüd lihtsat pidžaamad. Lunaraha vähendati järk-järgult $2 miljoni, mis tuli maksta $500,000 osamaksetena. Michael oli John Ibrahimi vennapoeg, kes oli endine ööklubi omanik ja keda politsei, nagu ka teisi Ibrahimide perekonnaliikmeid, pidas suureks organiseeritud kuritegevuse tegelaseks. Sündmuse kajastamisel teatas politsei, et puuduvad tõendid selle kohta, et keegi Ibrahimide perekonnast oleks olnud seotud röövimisplaaniga. Kuid need väidetavad seosed organiseeritud kuritegevusega selgitasid, miks röövijad sihtisid Michaeli. 27. oktoobril vabastati Michael ühte väikesesse parklasse teises Sydney eeslinnas. Tal olid endiselt silmad teibiga kinni ketud, nii et ta ei näinud oma vangistajaid. Ta leidis üks mööduja ja viis ta haiglasse. Alles pärast seda, kui Michael vabastati, hakati infot otsima. Politseil oli korterelamu valvekaamera salvestis, mis näitas, kuidas kaubik sisenes ja väljus. Kaubikul olid võltsnumbrimärgid, kuid sellel oli üks äratuntav tunnus. Akna peal oli näha R.M. Williamsi Longhorni kliibest. Kadrid avalikustati, kui politsei palus infot, kuid parima vihje andis seni nägemata turvakaamera salvestis. Teises lunaraha fotol nähtud pidžaama ei kuulunud Mihklile. Politsei arvas, et röövijad andsid need talle magamiseks. Need tuvastati kui Kmartis müüdavad ning politsei võttis ühendust poe peakontoriga, et saada teavet kõigi kohta, kes olid sellise komplekti ostnud. Nad avastasid, et kogu Uus-Lõuna-Walesis oli selle konkreetse pidžaamakomplekti ostetud ainult üks kord sularahas. Ost tehti Marylandis kell 8:25 samal päeval, kui Michael rööviti. Politsei suutis seejärel hankida selle Kmarti valvekaamerate salvestised, kus kaamerad jäädvustasid Shadi Lozi ja Zuhaib Jazadi neid esemeid ostmas. Teised valvekaamerate salvestised, mis olid tehtud päev enne röövi, näitasid, kuidas Lozi ostis Longhorni kleebise. Kui politsei uuris 2 meest, sattus nende tähelepanu alla ka 3. mees. Sai selgeks, et ka mees nimega Ahmed Bamar oli vandenõus osaline. Politsei tegi tema korteris läbiotsimise ja avastas kohti, mis vastasid täpselt neile paikadele, kus lunaraha fotod olid tehtud. Kõik 3 arreteeriti ja lõpuks tunnistasid nad end süüdi oma rollis inimröövis. 9. Kui Natalie Belmont kadus, muutusid politseinikud kohe kahtlustavaks selle isiku suhtes, kes tema kadumisest teatas. Ei näinud kaua aega, kui turvakaamerate salvestised andsid tõendeid, mis kinnitasid nende kahtlusi. Natalie oli lahke ja edukas naine, kes töötas Miami piirkonnas kinnisvaramaaklerina. Ta armastas lapsi ja töötas oma kadumise ajal mittetulundusühingu loomise kallal, et aidata huulelõhega lapsi. Nataliel oli ka 3 oma last, sealhulgas tema nõbu Gerard Lopez Belmont, kelle ta oli adopteerinud, kui poiss oli 9-aastane.
Lopez oli viimane inimene, kes nägi Natalit elusana. 2011 aasta 16. juuli ööl käisid nad koos lõpupeol ja naasid koju järgmise päeva varahommikul. Lopezi sõnul läksid nad mõlemad magama varsti pärast koju jõudmist. Kui ta ärkas umbes keskpäeval, polnud Nataliat kusagil näha. Lopez teatas oma emast kui kadunust, kuid sõprade sõnul ei paistnud ta tema kadumise pärast eriti mures olevat. Aga üks naaber märkas, et ta oli käitunud kummaliselt. Järgnevatel päevadel küsis ta mitu korda nende koduvalve kaamera kohta. Väidetavalt tahtis ta näha, kas kaamera oli salvestanud midagi, mis võiks aidata tema ema kadumise uurimisel. Ta vaatingi mõistes võiks see olla mõistlik asi, mida kadunud lähedase pere teha võiks. Aga naabrile tundus, et lopsiga oli midagi imelikku. Ta väitis, et salvestise kvaliteet polnud hea ja sellest polnud eriti midagi aru saada. Siis viis ta valvekaamera salvestise politseisse. Salvestis näitas, kuidas Natali ja tema poeg naasid koju veidi pärast kella 3 öösel, mil ta kadus. 2 tundi hiljem lahkus majast keegi, kes vastas Lopezi välimusele ja liigutas Natali autot nii, et see oli pargitud pagasnikuga välisukse lähedale. Kella 15 ja 56 vahel hommikul nähti, kuidas isik lohistas suurt eset majast auto pagasiruumi. Politsei sõnul oli see umbes täiskasvanu keha suurune ning isik näis pagasiruumi laadimisega vaeva nägevat. Seejärel istus ta autosse ja sõitis minema. Vaid lühikest aega hiljem tuli ta tagasi, võttis majast veel esemeid suurtes valgetes prügikottides ja sõitis minema. Ta tuli 8 minutit hiljem tagasi. Viimane turvakaamera salvestis jäädvustati kell 7:41 hommikul. Näidates sama inimest autot seest ja väljast puhastamas. Salvestis lükkas Lopezi loo ümber. Kas ta oli oma ema kadumise hommikul üleval ja liikus ringi või peitus tema kodus keegi, kes vastas tema kirjeldusele. Alles 3 päeva hiljem leiti Natali keha soost, mis asus vähem kui miili kaugusel tema kodust. DNA tõendid koos turvakaamera salvestistega esitati tõendina selle kohta, et Lopez oli kuriteo eest vastutav isik. Lopez eitas süüdistust, kuid mõisteti kohtus süüdi. Number 8. 9. juuni pärastlõunal aastal 2016 salvestasid Londoni metroovõrgu turvakaamerad šokeeriva kuriteo, mis oleks võinud mehele elu maksma minna. Need andsid politseile ka piisavalt tõendeid, et kurjategija kohtu ette tuua. Bond Streeti Jubilee liini turvakaamerad näitasid mõnda reisijat, kes pärast tööd rongi ootasid, et koju sõita. Järsku jooksis perronile mees valges särgis. Teine valges riietatud mees pöördus uustulluka poole, kuid ei suutnud teda peatada enne, kui esimene mees ta perroonilt alla lükkas. Ülejäänud reisijad tormasid serva poole, kui ohver püüdis voolu all olevatelt rööbastelt üles saada. Segaduses lipsas vägivaldne kurjategija minema. Juhtum sai alguse varasemal rongil. David Pietrasiak oli teel koju pärast tööd ehitusel, kui ta märkas teist reisijat agressiivselt käitumas. Mees karjus teiste reisijate peale ja oli ilmselgelt alkoholi tarvitanud. David otsustas sekkuda. Ta ütles mehele, et see rahuneks ja läheks koju. Kahjuks ei võtnud teine mees, hiljem tuvastatud kui Christopher Cole, seda nõu kuulda. Cole võttis poksija asendi ja tundus, et ta valmistus selleks, et vastasseis muutub vägivaldseks. Selle peale võttis Taavet mehe kägistus võttesse, samal ajal kui ta jätkas karjumist. Mõne hetke pärast lasi Taavet tal minna, uskudes, et Cole nüüd lõpetab. Hiljem antud ütluste kohaselt läksid mõlemad mehed tagasi oma kohtadele. Tundus, et sellega see vahejuhtum lõpebki. David väljus rongilt Bond Streeti jaamas, et minna teisele liinile. Mida ta ei teadnud, oli see, et Cole oli talle rongilt järele tulnud. Cole jälitas oma ohvrit üles ja alla eskalaatoritel metroojaamas. Kui ta oli jõudnud õigele platvormile, üritas ta Davidit tagasi eskalaatorite poole tõmmata. David raputas ta maha ja taas tundus, nagu Cole taanduks. Ta läks üksi tagasi eskalaatorite juurde ja jõudis trepi ülaossa, enne kui ta näis taas meelt muutvat. Valvkaamerate salvestis jäädvustas, kuidas Cole jooksis tagasi üles liikuval eskalaatoril alla ja platvormile. Just siis lükkas ta Davidi rööbastele. Rööpad olid elektrifitseeritud ja David ütles hiljem, et ta tundis elektrit oma kehas voolamas. Tal olid siiski kummitallaga kingad jalas ja see võis olla põhjus, miks ta ei saanud voolust tõsiselt viga.
Ta oli uimane ja sai sõrmeluu murdumise, kuid suutis siiski piisavalt ärkvel püsida, et rööbastelt maha ronida. Vähem kui 30 sekundit hiljem saabus jaamale rong. Selleks ajaks, kui politsei oli juhtumist teavitatud, oli Cole juba sündmuskohalt põgenenud, kuid tänu ulatuslikule kaameravõrgule metroos ei läinud tema leidmisega kaua aega. Talle mõisteti 10 aastat vangistust. David ei saanud tõsiselt vigastada, kuid tal olid tugevad verevalumid ja vaimse tervise probleemid, millega ta pidi veel kohtuotsuse tegemise ajalgi tegelema. Number 7. Pärast pikka lihavõttepüha nädalavahetust naasis Londoni Hatton Gardeni hoiulaekade keskuse töötajad tööle ja avastasid, et keegi oli nende turvavõlvi auku puurinud. Miljonite nailsterningute väärtuses ehteid, kulda ja sularaha oli varastatud röövis, millest sai kiiresti 10 üks kuulsamaid. Politsei kutsuti Hatton Garden Safe Deposit Limitedi asukohta 7. aprilli hommikul aastal 25. Hoone asus Hatton Gardeni südames, mis on Londoni piirkond, mis on tuntud oma ehtekaubanduse poolest. Paljud kauplejad, kes töötasid ümbruskonnas, hoidsid oma kaupu selles hoones turvalisuse huvides. Nüüd öeldi lugematutele inimestele, et nende vara on varastatud. Uurijad asusid kiiresti tööle, et välja selgitada, kuidas kuritegu toime pandi. Kuriteo viimane osa oli lihtne näha. Kuidagi olid vargad suutnud pääseda alla maa-alusesse seifi, mis asus Londoni rahvarohkete tänavate all. Seejärel seisti silmitsi paksu terasuksega, millel oli kombinatsioon lukk. Selle asemel, et proovida ust lahti muukida, kasutasid nad teemantotsaga puurmasinat, et tungida otse läbi seina. Auk oli jäänud maha, kuid muid tõendeid oli vähe. Sõrmejälgi ei leitud ning hoones olnud turvakaamerate kõvakettad olid varastatud. Kuid ümbruskonnast oli palju muud turvakaamerate salvestist. Uurimise esimene osa hõlmas sadade tundide jagu salvestiste läbivaatamist, et proovida välja selgitada, mis juhtus. Politsei sai teada, et kuritegu algas vaid lühikest aega pärast seda, kui hoiukassa sulges oma uksed 2015 aasta 2. aprilli nädalavahetusel. Mitte kaua pärast seda ilmus sündmuskohale märkamatu valge kaubik. Päev varem süttisid tee all olevad elektrikaablid. See polnud kuriteoga otseselt seotud, kuid igaüks, kes nägi piirkonnas töömehi, oleks loomulikult arvanud, et nad on seal elektriprobleemidega tegelemiseks. Keegi ei märganud midagi kahtlast, kui varaste jõuk pääses hoonesse ja liikus liftšahti kaudu keldrisse. 3. aprilli südaöö paiku käivitus hoones alarm. Turvamees saabus kohale, kuid ei märganud väljaspoolt sundsisenemise jälgi ega tohtinud ilma politsei kohalolekuta hoonesse siseneda. Politsei ei ilmunud kohale ja turvamees lihtsalt läks koju. Sellel hommikul kell 8 lahkusid mehed hoonest, istusid oma kaubikusse ja sõitsid minema. Nad tulid järgmisel ööl tagasi ja lahkusid alles 5. aprilli hommikul pärast kella 6. Möödus veel 2 päeva, enne kui politseid vargusest teavitati. Turvakaameratesse jäänud kaubik sulandus Londoni tänavatel paljude valgete töökaubikute sekka. Kuid just röövi enne turvakaamera salvestis andis politseile esimese vihje. Piirkonnas nähti korduvalt iseloomulikku valget Mercedest musta katuse ja valuvelgedega. See paistis piisavalt silma, et politsei sellele tähelepanu pööraks. Kui nad uurisid, kellele sõidu kuulub, selgus, et see kuulus Kenny Collinsile, 70. eluaastates vargale, kellel oli ulatuslik kriminaalne taust. Järgmine samm oli võtta Collins jälgimise alla. Turvakaamerate ja telefonikõnede andmete kaudu avastas politsei, et ta oli olnud kontaktis paljude teiste eakate kurjategijatega. Kui neil olid nimed olemas, suutsid politseinikud võrrelda meeste välimust ja kõnnakut röövi turvakaamera salvestistel kahtlusalustega. Kahtlusaluste autodesse paigaldati pealtkuulamisseadmed ning politsei kuulis pealtlusi, kus mehed kiitlesid, et on toime pannud ühe maailma suurima röövi. 19. mail, 6 nädalat pärast röövi, tehti haarang 12 aadressile ja jõuk arreteeriti. Nelli meest, sealhulgas Collins, tunnistasid end süüdi oma rollis kuriteos. Veel 4 meest läksid kohtu alla ja mõisteti samuti süüdi. Number 6. 23. aasta septembris toimus kogu riigis tagaotsimine vangist, kes oli põgenenud vanglast Lääne-Londonis Inglismaal. Daniel Khalif veetis 3 päeva võimude eest põgenedes, samal ajal kui turvakaamerad jälgisid tema asukohta.
Khalif on endine Briti armees sõdur, kes vabastati teenistusest 23. aasta mais. Oli tõendeid, et ta oli saatnud saladusi ja salastatud teavet Iraani agentidele ning ta arreteeriti ametlike saladuste seaduse rikkumise eest. Alguses vabastati ta kautsjoni vastu ja lubati baasi tagasi pöörduda, kuid ta põgenes ja oli 3 nädalat jooksu. Seejärel arreteeriti ta uuesti ja hoiti teda Wandsworthi kuninglikus vanglas kohtuprotsessi ootamas. Vanglas olles sõbrunes Khalif teiste kinnipeetavatega ja suutis saada töö köögis. Aga ta ei olnud Wandsworthis õnnelik ja soovis, et ta viidaks teise vanglasse. Ta väitis, et lavastas põgenemiskatse, arvates, et sellest piisab, et võimude tähelepanu saada. Sellest ei piisanud ja ta pidi tegema midagi tõsisemat. 6. septembri hommikul aastal 23 viisid vangivalvurid läbi tavapärase loenduse ja avastasid, et üks inimene on puudu. Nad said kiiresti aru, et tegu oli Khalifiga. Veidi pärast 7:30 hommikul põgenes ta vanglast. Kasutades köögipannidest tehtud erilist rihma, kinnitas ta, et vangla toiduveoki alla. Veok oli probleemideta lahkunud ja sõitis juba Londoni tänavatel, kui häire käivitati. Politsei leidis veoki kiiresti üles. Juhil polnud aimugi põgutisest ja ta lubas politseil sõidukit läbi otsida. Nad leidsid rihma, kuid Khalifit ennast polnud kusagil näha. Alustati üleriigilist inimjahti. Tema pildid ilmusid ajalehtedes ja uudistekanalites ning veoautot näitav valvekaamera salvestis avaldati. Ja see viis esimese vihjeni. Naine, kes sõitis läbi Wandsworthi, oli näinud meest valge T-särgi ja roosade kinnastega valvekaamera salvestisel nähtud toiduveoki alt välja tulemas. Sel hetkel polnud tal aimugi, mida ta nägi, kuid kui uudis vanglast põgenemisest laiemalt levis, sai ta aru, kes see mees oli. Viže andis politseile alguspunkti, kust uurimist alustada. Päevi kestnud otsingud, milles osalesid jälituskoerad ja politseihelikopterid, toimusid kogu Lääne-Londonis. Avalikkus saatis mitu vihjet ning politsei suutis koguda turvakaamera salvestisi, mis tõestasid, et Khalif oli piirkonda jäänud. Lõpuks 9. septembri hommikul sai politsei vihje, mis viis nad kurjategijani. Ööni jooksul närgati teda Chiswicki piirkonnas. Politsei kontrollis seda ja teisi vihjeid, mis viisid nad Norholti. Tsiviilriietes politseinik märkas siis põgenikut jalgrattaga sõitmas ja pidas ta kinni. Khalif viidi tagasi vanglasse, kus tema süüdistustele lisati seaduslikust vahi alt põgenemine. Ta eitas alguses kõiki süüdistusi, kuid kohtuprotsessi keskel tunnistas ta vanglast põgenemise üles. Ta ütles politseile, et ta ei teadnud, et vanglast põgenemine on ebaseaduslik. Hiljem mõisteti ta süüdi Iraani kasuks spioneerimises ja talle määrati 14 aastat ja 3 kuud vangistust. Number 5. See oli varahommik, kui Ohio osariigis ärkas üks naine ja avastas, et tema tütre auto põleb maja ees. Turvakaamera, salvestised kinnistult ja politsei kiire tegutsemine tähendasid, et süüdlane oli peagi trellide taga. Twitchi striimeri Kylie Carteri kodu ees olev turvakaamera salvestas midagi kummalist. 2023 aasta 16 mai varahommikul. Kaamera vaatas välja vaiksele elamurajoonile, kus inimesi nähti nii varahommikul harva väljas. Kaamera näitas meest, kes kandis mütsi ja kirurgilist maski, lähenemas maja ees pargitud autole ning asetamas selle kapotile midagi, mis nägi välja nagu tellis. Ta lahkus, kuid tuli hetke pärast tagasi. Kaasas miski, mis näis olevat tämber, millest paistsid välja 2 keppi. Ember asetati tellise peale ja mees süütas kepid põlema enne, kui sündmuskohalt põgenes. Mõne hetkega oli kogu sõiduki esiosa selle improviseeritud seadme tõttu leekides. Kylie polnud juhtumi toimumise ajal kodus, kuid tema ema ja lemmikloomad olid. Õnneks äratas segadus tema ema üles ja ta märkas leeke. Tema tütre töö videomängude voogedastajana Twitchis oli talle varem jälitajaid toonud ning naine kartis, et võib-olla ootab keegi ohtlik väljas. Ta jäi majja sisse ja helistas hädaabinumbrile, vaadates, kuidas leegid hoonele lähemale jõudsid. Politsei ja tuletõrje saabusid kiiresti ning kustutasid tule enne, kui see jõudis põletada rohkem kui vaid maja väliseid aedu. Keegi ei saanud selles juhtumis viga, kuid see ei takistanud politseid proovimast kurjategijat võimalikult kiiresti leida. Ei läinud kaua aega, kui nad leidsid maja lähedal autos kahtlase isiku.
Mees näis teeselvat, et ta magab oma sõidukis, mis oli pargitud eramurajoonis tee äärde. Mees väitis, et oli sõitnud New Yorgist ja oli teel külla sõbrale, kes elas Ohios. Ta tõmbas umbes südaööl tee äärde, sest oli väsinud ja tahtis uinaku teha, kuid magas kauem, kui oli plaaninud. Politsei suhtus tema loosse kohe kahtlustavalt, eriti kuna mees kandis täpselt samu riideid nagu turvakaamera salvestisel olev isik. Ta arreteeriti ja tuvastati kui Farhan Jamil. Jamil oli lennanud New Yorgist Ohiosse, tuues endaga kaasa kuriteo toimepanemiseks vajaliku varustuse. Hilisemate teadete kohaselt oli ta jälginud Kylia Twitchis ja saatnud talle raha. Kui ta avastas, et tal on poissõber, tundis ta end petetuna ja otsustas kätte maksta. 23. aasta oktoobris tunnistas ta end süüdi ja mõisteti 46 kuuks vangi. Number 4. Kui politsei kutsuti esmakordselt Inglismaal Kentis asuvasse rahahoidlasse, polnud neil aimugi, et nad hakkavad lahendama Suurbritannia ajaloos suurimat sularahavargust. Kogu rööv oli jäädvustatud turvakaameratega ning kurjategijate kohtu ette toomiseks kulus aastaid uurimistööd. Tunbridge'i Securities rahahoidla oli üks vähestest keskustest Inglismaal ja Walesis, kus hoiti Inglismaa panga jaoks uusi ja kasutamata pangatähti. Hoidlas oli kasutusel palju rangeid turvameetmeid, et hoida nii raha, kui ka seal töötavad inimesed turvalisena. Kuid kuni 2006. aastani polnud ühtegi neist turvameetmetest kunagi proovile pandud. See muutus selle aasta 21. veebruaril. Töölt koju sõites peatas Colin Dixoni keegi, kes esines politseinikuna. Mingil põhjusel ei järginud ta protokolli, mis käskis tal autost väljuda alles siis, kui ta on politseijaamas. Ta nõustus istuma politseiauto tagaistmele ja alles siis sai ta aru, et midagi on valesti. Samal ajal sihtisid kurjategijad ka koolini naist ja last, võttes nad pantvangi, et kuritegu sujuks probleemideta. Colin nõustus nende ohutuse nimel koostööd tegema. Ta viis kurjategijad tagasi depoosse, kus neile lubati sisse minna. Alguses arvasid teised töötajad, et tegemist on lihtsalt õppusega, kuid peagi said nad aru, et see pole nii. Valvekaamerad näitasid, kuidas kurjategijad sidusid depoo töötajad kinni ja laadisid suuri koguseid pangatähti veoautosse, mille nad kaasa tõid. Tunni ja poole jooksul laadisid nad peaaegu 53 miljonit naela veoautosse, enne kui panid töötajad rahapuure ja sulgesid nad sinna sisse. Nad lahkusid umbes kell 2:45 öösel 22. veebruaril. Kui töötajad olid veendunud, et nad on turvaliselt, pääsesid nad puuridest välja ja võtsid ühendust politseiga. Järgnes ulatuslik uurimine, mis on tänaseni avatud. Üks esimesi tõendeid selles juhtumis oli depoo turvakaamera salvestis. Politsei uuris mitte ainult röövipäeval tehtud salvestisi, vaid ka sellele eelnenud nädalate omi. Politseil õnnestus tuvastada hoone, kus Colin enne depoosse röövile viimist viibis. Nad leidsid depoo lihtsa kaardi. Oli selge, et tegemist oli sisetööga. Depot turvakaamerad paljastasid siseringi inimese. Mõni kuu enne röövi oli depoos tööle hakanud mees nimega Amir Hissinai ning turvakaadrid näitasid, kuidas ta käitus kummaliselt. Seisis uste ees neid läbimata ja pööras end veidrate nurkade all. Ta uuris hooned ning politsei leidis hiljem tema vööle kinnitatud peidetud kaamera, millega ta oli teinud depoost kaardi. Kui politsei palus selle juhtumi kohta infot, hakkasid vihjed laekuma. Ja kui vihjed laekusid, suutis politsei tuvastada videolindil nähtud meeste nimed. Nad võrdlesid inimeste kehatüüpe ja mõnel neist oli isegi kõnnak, mis oli kergesti äratuntav. 2007. aasta juunis algasid kohtuprotsessid 8 kuriteos osalenud isiku üle. Väidetav peamine korraldaja Lee Murray polnud nende inimeste seas. Ta põgenes pärast kuritegu Marokosse koos kaasosalise Paul Alleniga. Mõlemad leiti lõpuks üles. Merre vangistati Marokos oma rolli eest kuriteos, samal ajal kui Allen kandis oma karistust Ühendkuningriigis. Politsei uskus siiski, et vähemalt üks kuriteoga seotud isik on endiselt vabaduses ning kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust kuritegude vihjetelefoniga numbril 00800 555 111. Number 3. Kui Amy Lord tööle ei ilmunud, teadsid tema sõbrad ja töökaaslased, et midagi on valesti.
Ta kuulutati samal päeval kaduluks, kuid tema keha leiti peagi ning politseil ei kulunud kaua aega, et süüdlane tabada. Amy oli vaid 24-aastane, kui ta kaotas oma elu 23. juulil 2013. Ta oli särav ja sõbralik noor naine, kes töötas Bostonis internetiturunduse spetsialistina. Rünnaku hommikul oli tal plaan minna enne tööd koos töökaaslasega jõusaali. Ta lahkus oma kortermajast kell 5:38 hommikul, kuid ei jõudnudki jõusaali. Kui Amy tööle ei ilmunud, hakkasid tema sõbrad muretsema. Ka pereliikmed ei saanud temaga ühendust, seega teatati tema kadumisest politseile. Üks esimesi vihjeid, mille politsei juhtumi uurimisel leidis, oli Amy auto. Tunde enne kui keegi üldse märkas, et ta kadunud on, oli politsei saanud teateid Lõuna-Bostonis põlenud sõiduki kohta. Kui Amy kadumisest teatati, suutis politsei auto temaga seostada. Järgmine vihje tuli Amy pangaandmetest. See näitas, et ta veetis hommiku, käies 5 erinevas sularahaautomaadis ja võttes raha välja. Politsei suutis hankida nende sularahaautomaatide valvekaamerate salvestised ning Amyl oli näha haavu näon. Tema auto roolis oli ka keegi teine. Isikut ei olnud kaameral kunagi selgelt näha, kuid politsei teadis, et see oli inimene, keda nad otsisid. Kahjuks tehti samal ajal, kui politsei neid tõendeid kogus, veel üks avastus. Amy Elutu Keha leiti Heidi Pargest. Teda oli korduvalt löödud terava esenega. Kadunud isiku uurimine oli nüüd muutunud millekski tõsisemaks, kuid see avastus andis politseile uue koha, mida otsida. Politsei uuris marsruuti Amy keha ja auto leidmiskoha vahel ning otsis tanklaid, kust kurjategija oleks võinud kütust osta. Seejärel vaatasid nad nende piirkondade turvakaamerate salvestisi, otsides Amy autot. Ja tõepoolest, umbes kell 8 hommikul peatus keegi Amy autos lähedal asuva ristmiku tanklas. Alkoholipoe kaamerasalvestis ei andnud mehest head pilti, kuid näitas teda rääkimas teise inimesega. See inimene tuli hiljem välja ja tuvastas mehe kui Edwin Alimani. Ei läinud kaua aega, kui Alimani sattus taas politseiga pahandustesse. Kui uurimine Amy juhtumi osas oli veel käimas, sai politsei kõne, et midagi väga sarnast oli juhtunud teise naisega. Kaylee Ballantyne elas vaid lühikese vahemaa kaugusel Amy kodust. Kui ta 23. juuli hilisõhtul pärast öist vahetust koju naasis, ründas teda keegi, kes tungis jõuga tema kortermajja. Ta võitles vastu ja suutis teda jalaga lüüa kätte, kui mees relva hoidis. Ta vigastas end ise ja põgenes sündmuskohalt. Ja Kaylee suutis abi kutsuda ning viidi haiglasse. Politsei kogus taas turvakaamerate salvestisi kortermaja ümbrusest. Salvestistelt oli näha meest, kellel oli särk ümber peas seotud ja kes lahkus piirkonnast. Mehel olid iseloomulikud tätoveeringud, mis vastasid Alimani omadele. Vaid lühikest aega hiljem astus Alimani sisse samasse haiglasse, kus Kaylee't raviti. Kiirabitöötaja teavitas võime, kuna tema haav ja välimus vastasid Kaylee antud kirjeldusele ning ta arreteeriti koha peal. Kohus tunnistas ta süüdi ja mõistis talle eluaegse vanglakaristuse. Number 2. Paul Allen püüdis oma elu muuta, kui üks õudne rünnak oleks talle peaaegu elu maksma läinud. DNA, turvakaamera salvestised ja Thamesi jõest leitud iPad said selle juhtumi lahendamisel otsustavaks tõendiks. Allen oli üks kurjategijatest, kes mõisteti vandis Securitase laoröövi eest, olles tunnistanud end süüdi oma rollis selles kuriteos, ning ta kandis 6 aastat vanglakaristust, enne kui 2016. aastal vabastati. Ta naasis algselt Lõuna-Londonisse, kus ta üles kasvas, kuid tema elu ähvardanud ohud sundisid teda oma noore perega mujale kolima. 2019. aastaks elas ta koos oma elukaaslase ja väikeste lastega Kirde-Londonis Woodfordi piirkonnas. 2019. aasta 11. juuli oli suurema osa päevast nagu iga teinegi päev. See aga muutus umbes kell 11 õhtul. Allen oli oma köögis, kui tema kodu esimese korruse akendest tulistati kuule sisse. Teda tabati 2 korda, sealhulgas korra kaela. Tema elukaaslane oli rünnaku ajal kodus ja võttis kohe ühendust võimudega. Ta viidi kiiresti haiglasse ja arstid suutsid tema elu päästa, kuid ta jäi rinnast allapoole halvatuks. Kui käis kiirustamine Alani elu päästmiseks, sõitis sündmuskohalt minema Renault Captur. Üks esimesi vihjeid, mille politsei selles juhtumis kogus, oli sündmuskohalt leitud DNA tõend.
kuulid olid tunnistatud naabri aiast. Kui politsei sealset aeda uuris, leidsid nad DNA jälgi, mis kuulusid kahele mehele, Daniel Kellyle ja Louise Ahernile. Kelly ja Ahern olid elukutselised kurjategijad. Mõlema kriminaalkaristus koosnes peamiselt sissemurdmistest ja muudest vargustest. See oli esimene kord, kui nad olid millegi nii tõsisega seotud. Kuid kui politsei hakkas neid kahte meest uurima, said nad üha enam veendunud, et just nemad olid rünnaku taga. Pärast turvakaamera salvestiste läbivaatamist märkasid nad, et Renault Captur lahkus kuriteo paigalt ning see auto tuvastati rendifirma kaudu. Andmed näitasid, et selle oli rünnakule eelnenud päevadele rentinud Stuart Ahern, Louise'i vend. Kõik 3 meest arreteeriti, kuid politsei jätkas tõendite kogumist. Veel üks oluline tõend leiti Louis Aherni abiga. Mis iganes põhjusel otsustas Ahern tunnistada, et oli kuriteo toimumise ajal kinnistul. Ta väitis, et arvas, et nad olid seal vaid selleks, et kinnistut sissemurdmiseks välja vaadata, ega teadnud mingitest vägivallaplaanidest. Ta ütles, et hiljem pärast kuriteopaidalt lahkumist peatusid nad ühel kindlal teel ja ta läks autost välja värsket õhku hingama. Kelly oli läinud Thamesi jõe poole ja naasis hiljem ütlemata midagi selle kohta, kuhu ta oli läinud. Politsei oli seda hetke juba turvakaameratest näinud, kuid nüüd pöörasid nad sellele rohkem tähelepanu ning detektiivid metallidetektoritega läksid jõe äärde, uskudes, et Kelly võis seal relvast vabaneda. Kuid selle asemel leidsid nad mudaga kaetud iPadi. Kohtu ekspertiisi meeskond suitis seadmest eemaldada SIM-kaardi, mis andis rohkem digitaalseid tõendeid, mis sidusid need 3 meest omavahel ja kuriteoga. Kuriteo motiivi ei suudetud kunagi kindlaks teha, kuid kohtunik uskus, et see oli rahaline. Kõik 3 meest olid enne rünnakut Allanile olnud seotud ka teiste kuritegudega, sealhulgas rööviga Genfi muuseumis, mis samuti jäädvustati kaamerasse. Mehed arreteeriti hiljem varastatud varamüümise katse eest salapolitseinikule ning kõik 3 meest mõisteti süüdi vandenõus Allani elu võtmiseks, kuigi kohtunik märkis, et võis olla ka teisi osalisi. Kõik 3 meest mõisteti 30 kuni 40 aastani vangi. Number 8. Jingjing Zhang oli vaid 26-aastane, kui ta kadus jäljetult 2017 aasta juunikuu pärastlõunal. Ainult turvakaamerate salvestiste abil suutsid politseinikud teada saada, mis temaga juhtus. Jingjing Zhang oli tark ja töökas noor naine, kes reisis Ameerika Ühendriikidesse õppima. Ta lõpetas ülikooli oma kursuse parimana ja sai magistrikraadi Pekingi ülikoolist. 2017 aasta aprillis reisis Jingjing Zhang Ameerika Ühendriikidesse Illinoisi ülikooli Urbana-Champaign'i linnakus külalisteadurina. Ta keskendus fotosünteesi ja põllukultuuride tootlikkuse uurimisele. 9. juunil oli tal plaan sõlmida üürileping ülikoolile lähemal asuvas korteris. Kell 13:39 saatis ta maaklerile sõnumi, et anda teada, et ta hilineb ja jõuab kohale alles kell 14:10. See aeg möödus, kuid temast polnud ikka veel märki. Kell 14:38 saatis üürimaakler talle sõnumi, küsides, millal ta saabub, kuid ei saanud vastust. Ei läinud kaua, kui Jingjingi sõbrad hakkasid tema pärast muretsema. Kuna nad ei suutnud temaga ühendust saada, andsid nad ta samal õhtul kaduluks. Otsingud tema leidmiseks algasid kohe. Politsei sai tema plaanidest teada üürimaakleri kaudu ja vaatas läbi turvakaamerate salvestised marsruudilt, mida Ing Ching oleks läbinud oma korterist kohtumispaika. See teekond oleks nõudnud 2 bussi. Turvakaamerate salvestised näitasid, et Ying oli oma teekonna esimese osa läbinud probleemideta. Umbes kell 13:50 tuli Jingjing esimesest bussist maha. Ta ootas hetkeks oma teist bussi peatuses, kuid siis sai aru, et tema korterini viiv liin peatus hoopis tee teisel poolel. Valvkaamera salvestisel on näha, kuidas Jingjing üritas bussile märku anda, et see peatuks, kuid bussijuht ei peatunud, sest ta oli tee valel poolel. Ta suundus järgmisesse peatusesse, et järgmist bussi oodata. Kui ta kõndis, sõitis mööda must Saturn Astra ning varsti pärast seda salvestas valvekaameras sama sõiduki tagasi tulemas ja tudengi kõrvale peatumas. Nähti, kuidas ta rääkis hetkeks kellegagi autos sees ja siis istus ta autosse. See oli oluline vihje ja just see aitas politseil lõpuks süüdlaseni jõuda. Selle piirkonna registris oli väga vähe autosid, mis vastasid sõiduki kirjeldusele ning politsei kontrollis neid kõiki metoodiliselt. Lõpuks jõudsid nad meheni nimega Bent Christensen.
Teda küsitleti alguses ning ta väitis, et oli sel päeval, mil Jing kadus, terve päeva kodus. Kuid tema maja ees parkinud Saturn Astra vastas täpselt sellele, mis oli turvakaamera salvestisel. Isegi rattakatte vigastused olid samad. Kui teda uuesti küsitleti, ütles Christensen, et ta oli sel päeval, kui Jing kadus, andnud ühele Aasia naisele küüti. Kuid naine sattus paanikasse, kui ta valesti pööras ja ta lasi naise autost välja. Ta ei teadnud isegi, et see naine oli see sama, keda nad otsisid, ega teadnud, kus ta oli. Politsei ei uskunud seda lugu. Tema tüdruksõber oli aga kindlam, et ta polnud midagi teinud ja pakkus kandma salaja salvestusseadet, et tema süütust tõestada. Nädalad möödusid ilma ühegi süüstava tõendita, kuid 29. juunil, kui ta osales Yingi mälestuskäigul, tunnistas ta talle üles, et oli vastutav. Christensen ütles hiljem oma tüdruksõbrale, et ta viis Yingi oma korterisse, kus ta ründas teda ja võttis temalt elu. Ta väitis ka, et on võtnud elu veel mitmelt naiselt ning et Ying oli tema 13. ohver. Uurijad suutsid kinnitada, et see osa ei vastanud tõele, kuid ülestunnistuse esimene osa oli täpne. Tema kodu järjekordsel läbiotsimisel leiti DNA tõendeid, mis kinnitasid, et Ying oli seal rünnatud ja vigastatud. Christensen mõisteti kohtus süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Hiljem selgus, et ta viskas Yingi keha prügikasti, mis tühjendati 3 päeva pärast tema kadumist ning tema säilmeid pole siiani leitud. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 tundmatut ja kohtume teiega järgmises videos.